Ma usun, et ei ole olemas ühtegi Eesti kodu, kus ei oleks kasutatud puitu ühes või teises vormis. Seepärast astume sisse Puumarketi boksi siin näitusel, et uurida, mida nemad pakuvad ühe ilusa kodu ehitamiseks. Puumarket on sel aastal oma boksile siin näitusel lausa katuse peale teinud, sellel on oma kindel siht ja eesmärk. Puumarket on selle aasta messile välja tulnud kõikvõimalike erinevate puitmaterjalidega, mida üks tänapäevane kodu võiks sisaldada. Ja kui me alustame oma juttu karkassimaterjalist, siis järjest enam küsitakse, järjest rohkem pakume me tugevussorteeritud materjali karkassiks. Liikudes sealt edasi, siis järjest suuremat populaarsust on võitnud liimpuittalad, mida me pakume siis laokaubana väga erinevas pikkuses, väga erinevas mõõtus. Ja võib-olla uudisena seda, et meil on pikad 13,5 meetrised talad, mida siis klient saab järgata vastavalt oma soovile ja vajadusele. Ja see teie raamehituse nurk, see on paigaldatud veel ristkihtpuidule. Jah, ristkihtpuit on meil siin boksi paremas servas ja tegemist on siis materjaliga, mis on juba aastaid olnud väga populaarne Euroopas. Aga võtame nüüd teemaks selle puidu, mida me ka valmismajas silmaga näeme ja mis pakub meile sellist soojust ning hingerahu. Me propageerime järjest rohkem tööstuslikult valmistatud lahendusi, ehk siis inimene ei pea neid kodus ise tegema, vaid pigem me soovitame osta tööstuses toodetud mooduleid, millest siis endale sobiv variant valmis ehitada. No mõni aasta tagasi või 4-5 aastat tagasi ei oleks keegi tulnud selle peale, et sisuliselt halupuu pinnaga puitu seina panna tegelikult väga ilus. Väga ilus ja väga põnev ja ka kliendid on selle väga hästi vastu võtnud. Tegemist on siis puhta käsitööga. Kuidas nad saadaval on? Kas nad on mingite plaatidena saadaval või tõepoolest pakendis tükkhaaval liimimise? Nad on tegelikult tükkhaaval ja see paigaldusviis sõltub nüüd seinast, millele nad tuleb paigaldada. Kas need on mõistlik liimida või on mõistlik kasutada siis mingisuguseid kinnitusvahendeid. Seal on lahendusi erinevaid. Ettevärvitud laud nii sisse kui välja? Absoluutselt. Täna soovitan ainult tööstuslikult eelvärvitud laudu. Ja seda sellepärast, et vältida liigset isetegemist, vältida sõltuvust ilmastikust ja saada ühetoonilised tööstuslikult värvitud lauad. Ning ehituslikus järjekorras oleksime võib-olla pidanud alustama põrandast, aga lõpetame siis seekord põrandaga ja põrandalauaga. Mida pakute? Kitsast laia? Aprill on hooaja alguse kuu ja loomulikult tullakse hästi palju küsima terasse. Mõne sõnaga terassidest rääkides, siis täna meil on piisavalt erinevaid võimalusi, alustades tavapärasest immutatud männiterassist ja lõpetades lehise või termotöödeldud terassiga. Aga loomulikult ka põrandalaudade osas me liigume järjest laiemate lahenduste poole, sest trendid on hetkel sellised, kus inimesed tahavad järjest laiemaid materjale. Seda nii seinas kui põrandal. Ja lõpetuseks tahaksin rõhutada mõtet, et puit pakub meile rahu ja kodusoojust. Ärge seda unustage.